Tere, head sõbrad! Meeldib kohtuda. Selle klipi teema on normaalse söömise 3 reeglit. Lugege alati ka läbi minu motod, vaadake ka neid raamatute kaanepilte. Need pildid ei ole mitte reklaamiks, vaid nendest raamatutest saate alati juurde lugeda ja kuulake, mida ma teile siis järgnevalt ka räägin. Ühte motot ma veel kordan. Targemaks ning seeläbi võrdsemaks ja tasakaalustatumaks muudab inimesi nende süsteemne harimine. Ehk head sõbrad, ma tahan korduvalt toonitada, neid klippe ei riputa mitte üles ma sellepärast, et oleks kuulus ja nii edasi, vaid selleks, et teid harida, teid abistada selles tohuvabohus, selles infoprügis, mis maailma katab. Ehk vaatame nüüd huvitavat asja. Normaalne ehk ainevahetuse põhine söömine on süsteemne söömiskäitumine, mis tagab. Mida ta siis tagab? Piisava päevase toiduenergia ja kõrgeima toitainelise kvaliteedi ja parima hulga. Suurepärane. Tagab ka ainevahetusliku ja füsioloogilise tervisevundamendi kujunemise ja säilimise, et tekib selline võimas baasvundament. Tagab ka haiguste riski vähendamiseks vajaliku tervisevundamendi kujunemise ja hoidmise. Ja veel nota bene, paratamatult inimesed peavad kasutama ravimeid, milles on siis raviaine või raviained. Need on need, mis toimivad ained. Ja just nende efektiivsemaks toimeks ja kõrvaltoimete riski ning hulga vähendamiseks on suurepärane jälgida normaalset ainevahetuse põhist söömist. Vaadake, siis te ei pea muretsema, kas te saate seda või ei saa toda, need jälgige põhimõtteliselt normaalset söömist. Kas see on väga keeruline? Absoluutselt mitte. Mis siis on normaalse ehk süsteemse söömise 3 reeglit? Ei midagi keerulist. Kõige olulisem fundamentaalne reegel, mille järgimisel on juba selline olukord, et te olete 99,99% normaalne ehk süsteemne sööja, on järgmine. Parima ainevahetuse jaoks peab järgima toiduainete 8 grupi põhimõtet. Sel juhul on loote te vundamendi, tagate vajaliku toiduenergia, ei pea mõtlema, et kas ikka energiat saab piisavalt, toitainete tasakaalustatuse, mitmekesisuse, kõik essentsiaalsed toitained, essentsiaalsed on need, mida meie ei tooda, mida me kindlasti peame saama toiduga ja nota bene seda parima biokvaliteediga. Kui te küsite, et aga kust ma saan teada need 8 gruppi, siis olge lahked. Normaalse söömise raamatus juba esimeses väljaandes oli 2003 kirjas need 8 gruppi ja see töötab väga hästi, ka siiamaani kõik on okei. Nii et lehekülg 13-20 saate lugeda. Mida ma siin ütlen? Pange nüüd täpselt tähele. Põhimõte on selles, et teil ei tohi puududa pikemat aega mõne grupi esindaja. Kui teil näiteks ühel nädalal ei ole sellest ühest grupist mingid esindajad, ei ole üldse probleeme, kui te olete varem seda järginud. Ehk see on see, et pikemat aega ei tohi olla olukorda, kus mõni grupp ei ole üldse esindatud. Nüüd veel, teine pange tähele. Grupis on päris palju asju, näiteks teraviljade grupis on rukkileib, tatarirs ja nii edasi. Seal võite varieerida vastavalt oma maitsele, süüa mõni nädal seda, mõni nädal toda, nii edasi, sest grupis on nad grupi mõttes võrdsed. Veel kord toonitan, selle järgimisel, et enamik ajast oleks seda järgitud, ehitate te üles parima fundamentaalse tervisevundamendi. Ja te olete 99,90% normaalne sööja. Kui te selle reegliga piirduksitegi, on asi ka praktiliselt okei. Aga siiski tasuks ka järgmist reeglit silmas pidada. Milles on asi? Tänapäeval on olukord selles, et nagu ikka, tehakse ka igasugused analüüse teel ja leitakse, et veres on see ja see ja see ja kõik on normis, eks ole. Vaadake, mõningate näitude puhul ei pruugi verenormi tase tähendada automaatselt seda, et rakkudes on ka kõik okei. Ma kohe toonitan, ärge kartke seda, kui te 8 grupi põhimõtted järgite, millest ma just rääkisin, siis reeglina teil defitsiiti ei teki.
Aga mõistlik oleks siiski tarbida sagedamini neid toiduaineid, milles on, pange tähele, 2 reeglit täidetud. Seal on omastatavas, et me saame kätte, ja meie ainevahetusele tegelikult toimivas hulgas. Nimetame need kriitilised ära, siis D3, B12, K2, Q10, väga pikad oomega-3 rasvhapped, ehk siis eikosapentaeenape ja dokoosaheksaeenape, seleen, tsink, magneesium. Nüüd juhin tähelepanu, D3, B12, K2, Q10, väga pikad oomega-3 rasvhapped tulevad ju sisuliselt praktiliselt loomsest kraamist. Nüüd edasi. Põhimõtteliselt ärge laske ennast lollitada sellega, et öeldakse, teate, see on super toit, siin on kõik olemas ja suures hulgas. Andke andeks, tarbitavas koguses on seal praktiliselt kõik alalävised. Teiseks, nad ei ole ka kättesaadavad. Ehk kui keegi reklaamib teile väga toredad, et ütleb niimoodi, vaat sellest ainses kraamis on kõik palju ja rikkalikud vitamiine, mineraalained, siis andke andeks, kas see informatsioon, mida ta teile serveerib, on lollusest, edevusest või ei tea seda. Sellel ei ole vahet. Veel kord kordan, peab olema omastatavas variandis ja ainevahetusel tegelikult toimivas hulgas. Nüüd te küsite loomulikult, aga kuidas ma seda saaksin teada? Väga lihtsalt, vaadake selles samas normaalse söömise raamatus. Me kasutame toiduainete juures neid märksõnu. Kui me ütleme näiteks, et vot selle toitaine mõttes on antud toiduaine rikkalik allikas või väga hea allikas, siis see sõnastus rikkalik ja väga hea allikas tähendabki seda, et seal on seda toitainet omastatavas ja ainevahetusele tegelikult toimivas hulgas. Te võite kõigi toiduainete juurest lugeda seda ja endale meelde jätta, kas või üles märkida, kui soovite, aga kui te on raamat korduvalt vaadata. Nii et veel kord, mitte ükski toiduaine ei kata kõiki toitainet, rääkimata nendest kriitilisest ja lihtsalt ennast lasta lollitada, et siin on kõik rikkalikud ja palju. See on lihtsalt, ärge kulutage raha. Aga ma järjekordselt ütlen seda, et kui teil on 8 grupi põhimõtted järgitud, siis ei tasu selle teise ploki pärast väga muretseda, et äkki tekivad probleemid. Lihtsalt vaadake ja tarbige sagedamini neid toiduaineid, milles on need võimalikud kriitilisemad asjad omastatavas ja ainevahetusele tegelikult toimivas hulgas. T3-ga probleemi praktiliselt ei ole, sest ka mõningaid toiduaineid rikastatakse T3-ga. Nüüd edasi. 3. reegel. Tarbi probiootikumide ja prebiootikumide rikast toitu. Prebiootikumid on teise nimega kiudained. Pange tähele, te ei pea ostma prebiootikumid kiudainete preparaate. Neid, kui teil on 8 grupi põhimõtte järgitud, te saate, seal on mitmed grupid, kus te saate suurepäraselt päevase kogusse kiudained ehk prebiootikumid. Prebiootikumid on vajalik selleks, et meie soolestiku mikrobioom töötaks väga hästi. Nüüd küsimus on aga probiootikumides. Nüüdisajal püütakse reklaami mõttes, mina ei heida kellelegi ette rääkida, et oi, nüüd on mingid uued probiootikumid ja vot nüüd on uued põlvkonnad ja kõik on probiootikumid ja probiootikumi saate ju vanaema hapukapsast, mis te neid rikastatud tooteid ostate või kombutšast või kus tahes iialgi. Andke andeks, head sõbrad, mina olen korrektne. Seal on hulgad alalävised. Arvestades tarbitavat hulka, tuleks süüa mitu kilo hapukapsast, võib-olla üldse mingi toimiva kogusse kätte saaks, sest rahvusvahelist on teada, mis kontsentраtsioonis on see toime avaldub üldse. Ja teiseks, nood ei ole tõestatud kliiniliste uuringutega, et need on toimivad tervislike kasulike omadustega probiootikumid. Ehk probiootikumid ei saa niisama, et ala umbes 6 kuuga trammijuhiks, vaid probiootikumide puhul peab olema 3 teadustaset tõestatud. Ma hoian aega kokku, ütlen, et neid 3 kõike ma ei räägi, aga 3. see on absoluutselt
kõige võimsam peab olema tõestatud kliiniliste uuringutega versus placebo vastu, et sellel on kasulikud toimed. Noh, võtame ühe näite, näiteks Lactobacillus fermentum M3, millel on ju 2 patenti, millel on terve rida kliinilisi uuringuid ja on tõestatud, et ta näiteks kestval kasutamisel, näiteks Elluse keefiri kasutamisel, toob mõnevõrra alla seda halba kolesterooli. Nii et vaadake, need asjad peavad olema tõestatud, nii et ega hapukapsas ja muu on ju tore toidukraam, aga ehtida seda selle loosungiga, et sealt saate, mis te ikka kasutate neid rikastada. Päris nii ei ole õige. Ja veel kord neid nii-öelda tõestatud kliiniliste uuringutega ja andmed peavad olema muidugi rahvusvaheliselt publitseeritud. Kui keegi ütles, et tead, meil Läti teadlased uurisid meie tüve ja leidsid toredad omid, siis lätlased on toredad, aga tuleb esineda rahvusvahelisel konverentsil, publitseerida, et retsensendid saaksid lugeda ja nota bene, kas nendel tüvedel on ka patendid olemas. Nii, võtame siis jutu kokku, head sõbrad. Kõige olulisem järgida seda 8 grupi põhimõtet, et enamik ajast oleks ikkagi see 8 gruppi kenasti olemas. Ma veel kord toonitan, siis on teil olemas vundament. Te ei pea muretsema, et mingisugused kriitilised probleemid tekivad ja nota bene te ei pea muretsema ka prebiootikumide üleüldse. Nüüd edasi, kui vajadus ja on mõistlik, siis tarbi sagedamini neid toiduaineid, milles on neid võimalikke kriitilisi toitained 2 reegli kohaselt omastatavas ja ainevahetusel tegelikult toimivas hulgas. No ma toon veel ühe näite. Jabur on kuulata reklaami ja lugeda, et Himalaia soolas on 82 või 4 asja. Head sõbrad, seal on naatrium ja kloor, sama nagu keedusool. Täpselt sama ja ülejäänud on kõik tolmu tasemel, mis ei toimi absoluutselt. Aga kõlab uhkelt, petmiseks on väga 82. Sama jutt käib ka paraku mitmete ja väga paljude taimsete kraamide kohta. Aga selle kohta ütleb Lõuna-Eesti talupoeg, it's no my business. Nii et head sõbrad, normaalse süsteemse söömise 3 reeglit on ja veel kord ütlen, et kõige olulisem on 8 grupi põhimõtte järgimine. Kui te ka sellega piirdute ja seda nagu tihedasti järgite, siis olete te 99,99% normaalne sööja. Selleks teile kõike head.